Nii, tere kõigile, kes sealpool videot vaatavad ja tere Raimo. Tervist. No viimati me selles mõttes rääkisime ja sina timmisid mind ammu, see oli suvel. Talv on nii pikk ja vaata ei kannata ilma päris trennita olla, et tulin uurima, et kas talvel saab ka midagi teha. Aga enne seda, sa oled vahepeal hakanud Clashi ketted viskama. Kuidas see on? Ütleme nii, et minu jaoks piisav valik. Saan hakkama. Ja tiimis sul on veel 4 kaaslast. Ja minu jah. Siis vahepeal oled kõvasti treeneri ametit hakanud pidama. Kas just kõvasti, aga paberid tehtud jah, et nüüd see ametlikud treener. Tore, palju õnne. Aitäh. Ja sellepärast natuke siin täna oleme ka. Kuna sa annad trenni, siis vaatame, mida talvel teha saab, eks ole. Ja, siin siis Disclandis. Prodigy ProShopis, aga näed, sinu puhul panime Clashi bänneri ka üles. Ja, aitäh. Jah. Mida siis tänasest trennist oodata võib? No põhimõtteliselt mingit väikest valikut, mida siis talvel teha, et teeme natuke putti, natuke tagantkätt, natuke eestkätt, kõiki, mida tegelikult suvel jääb tarvis, aga ei tee seda siis nii-öelda täie jõuga, vaid pigem anname siis täpsust tehnikale, et kuidas siis need asjad ja nüansid paika võiksid loksuda kevadeks. Nagu ilmselt vaataja aimab minu teksapükste valikust, siis mina niivõrd kaasa võib-olla ei teegi, aga jälgin, kuidas sina teistele trenni annad, kuidas Kimmel timmib. No vaatame, mis sealt välja kujuneb. Head vaatamist. Okei, täna on nagu tavaliselt jälle 3 jaama on ja siin kõige parempoolsem on siis putipesa. Ehk et siit nendest 3 koonusest lähemale ei lähe. Kaugemalt, pigem siit maalt või siis kaugemalt. Kõiki 3 korvi saate siis puttida, erinevad kaugused teil ja saate siis auvlikult sättida ennast. Keskmine nagu ikka tagant käsi. Aga täna teeme seda 75%-ga, ehk et ei pane täit pauku, aga ikkagi sammude pealt või siis kui on vaja sättida, siis sätime koha pealt. Ja kõige vasakpoolne on täna eestkäsi. Sama asi, 75%, kõvemini pole vaja ja kas siis koha pealt või sammudega, et jällegi saab ise proovida nii ühte kui teistpidi. Jagage ennast ise ära 3 ja hakkame peale siis vaikselt. Katsu nüüd kükkita teha, sa kükki sisse ei tee. Et viid lihtsalt keha ühe peale teise peale ja siis lihtsalt tõmbad. Lase ikka ette, lase niimoodi ennast läbi ka minna, siis sa saad selle suuna äkki vähe paremini. Siis ta ei lähe sul sinna, vaid sa lähed taga kaasa viskaga nii-öelda. Või lähed ikka edasi ka. Praegu sa tood siit ja tood keskele ja siis keerad niimoodi ennast ära. Siin jääb keskkoha peale, pigem tood siia ette ja siis saad keerada. Siit ja siis keerad. Sul jääb see käsi, tagumine käsi jääb siia kohta pidama. Ehk et sa keerad oma keha niimoodi, kui sa tagumise käe viiksid sinna, siis sa saaks veel rohkem oma seda õlavõõdet välja. Ja viid nagu veel rohkem taha, päris nagu niimoodi, sinna kohta, sinna ülesse ja sealt tuleb uuesti all tagasi. Meil on siin kõrguse piir on ees. Et sinna veepiirini tohib nagu olla, kõrgemale ei tohi, et saaks just seda kõrgust ja viset harjutada. Või nõnda siis silmakõrguselt, need on enam lasta. See on meil siin praegune eesmärk. Et madalamale võib minna, aga no mitte liiga madal pole ka aga otseselt mingit märki praegu ei viska, et võtame nagu rahulikult. Pigem paneme rõhku sellele, et saaks selle raskuse tagumisest jalad ette ja keha nagu pöörnema ja õlavõõtmega jõudu kaastamata. See on nagu pigem olulisem.
et sellises saalis hüpates vist eelis on see, et saad palju kordusi. Tõsi. Et sa küll ei näe ketalendu, aga sa saad seda oma keha vormi, nagu öeldakse, lasta kontrollida ja saad palju kordusi ja kogu aeg timmida seda siis. Jah, just. Ei pea olema jopedega nagu näha, et saab olla rahulikult dressidega, et peaaegu juba nagu kevadine meeleolu enne. Ja kas siis puttimiseks on neil putterid ja siis nüüd siin drivejaamades peavad kindlasti driverid olema nagu mõnel või seal ei ole vahet? Ei ole vahet, sellepärast, et kui nad õpivad putteriga viskama 75%, kes nad tõenäoliselt õues seda suudavad ise visata 60+ meetrit enne. Kui see putter juba neil lendab käes, siis driveri peale üle minna lihtsam. Aga kes tahab, siis fairway iseenesest on nagu lubatud. Sõltub jälle, kuidas kellegi sõrmed on. Mõnele putteriga ei saa üldse lähenemist teha, nagu visata, drivida ei saa, aga fairwayga saab. Ja mõnel jälle see üldse ei häiri, eks ta on iga ühel selline individuaalne. Tule kas siia pole. Okei. Pigem ikkagi ajast rohkem püsti. Ja rohkem sa viid selle käe ette sinna kohta, seda rohkem tuleb distantsi juurde. Kui ma seda siin lahti, siis ma mul nii kaugel enda, kui ma tahan. Kui ma seda seal lahti, siis ma annan talle ise rohkem juurde kaasa. Et pigem ikkagi proovi nüüd korraks, vähemalt proovi siin. Et ajast rohkem püsti. Lihtsalt vaatad sinna kohta, tood siia ette ja viid käe ette, lased siin sealt lahti. Niimoodi ette. Ma ei tea ülakehaga paralleelselt kogu aeg, selle läheb kaasa taga. Nii kui sa viid puusa ülesse, nii juhtub see, et ta läheb see niimoodi minema. Ehk et ongi kuskil üleval, seal ükskõik kus kohas. Puus liigub ühe selle pidamal ikka just ja läheb otsa peale. Okei, vahetame, liigume paremale. Eks see, kellel sein on ees, tuleb algusesse siis. Kohe hakkavad laulma, jah, selle peale. Ja me teeme ringi peale, et igaüks saab olla igas jaamas ära ühe korra, siis tegelikult, kui on enam 15 minutit igal pool, siis umbes poolest enam-vähem saab aeg täis, siis me tavaliselt teeme lõpus mingisugust mängu ka. Väikest võistluselementi juurde, tavaliselt mingit putri, et siis saavad rahult vaadata. Ma teadsin, et Ranno üritab. Viske hetkel su pea on samas kohas, aga puusad on seal. Mis tähendab seda, et su keha läheb ise niimoodi ära juba. Mis tähendab omakorda seda, et seda sa ei saa otsa isata, vaid ta läheb su kuskil sinna. Sest keha on niimoodi. Kui sa kui su keha rohkem püsti, ikka tähed tõe kaasa, samamoodi. Lähed kaasa ja siis teed selle viske. Ülakeha lihtsalt ainult pöörab, mitte midagi muud ei tee. Ma olen näinud kõiki asju, ma olen näinud üle kanna, ma olen näinud üle varba ja ma olen näinud ka täisjalga. Macbeth paneb näiteks täisjalga. Kuidas see liigub? See on nii individuaalne, kuidas endal nagu mugav on. Juhtub see, et ma tulen siit, siis see käsi tuleb nagu ikkagi läheb ka kaarega samamoodi. Kui ma hakkan nagu hästi pingutama, siis ta läheb kaussi. Mis sa nüüd teed teistmoodi? Ma lihtsalt küsin, mida sa teed teistmoodi? Okei, aga käsi on sul kõrgemal küll. Võib-olla ei peaks sättima kohe mingit rämedat jõudu sinna sisse nii palju. Teedki rahulikumalt, aga paned selle lõppu. Teeme korra ühele vahele klassi. Ma tahan lihtsalt üks visata. Saab ka öelda, et on klassi tessi visanud. Aga noormees, te viskasite... Vale käega. Viskasite vasaku kesurit praegu? Jaa. Parema kesurit. See on vasakuga jälle. Selline huvitav küsimus, et sul on siin treeninggrupis üks huvitav mängija, kes viskab tagurit parema käega ja esurit vasaku käega. Siis ketas lõpetab alati samale poole ju. Et kuidas sa talle õpetad, et viset, mis paremale poole lõpetaks? Ta lihtsalt vahetab ka ära, on kõik. Ikkagi tuleb selgeks saada see. Kuidas tema jaoks enne mugav on, ongi. Lõpuponnistus, Ermo kohe räägib teile reeglid ära. Ja siis nii on. Igaühel on 5 ketast ja 2 ringi, kõik läbi. See, kes saab kõige rohkem punkte, on võit. Põhimõtteliselt siit algputist
ma vaatan, et see lõpumäng näeb selline välja, et maksimaalselt 2 inimest viskavad, ülejäänud kõik vaatavad pealt. Kas see on ka taotluslik kuidagi, et mingisuguse lavanärviga harjuda? see on üks võimalus harjutada just täpselt seda närvi ja seda, et kui sind vaadatakse pealt, et kuidas sa siis nagu sellega hakkama saada. Aga pigem on see, et see ruum ise annab sellise, paneb niimoodi mängima. Sa ei saa panna igalt poolt kõiki risti-rästi pidi loo peale, siis võib juhtuda mingi pahansõine. Nii ongi just huvitavam. Las nad harjutavad. Ja siis sul, ma vaatasin, et trenniline ise andis lõpumängu, et need sa annadki trennilistele nagu välja mõelda või kuidas? Ma ei pea ju tegema kõike ise ära. See on niisugune väikene sõbralik tööde jaotus. Et mina mõtlen välja siin see põhitrenni harjutused ja nemad pärast mõtlen välja siis kiusamise harjutused, kus teistele käru keelata. Kas sa enne seda, kui sa läksid sinna EDGL-i treenerite kursusele, läbisid selle, kas enne seda andsid ju ka natukene trenne? Ma pigem tegin selliseid personaalkoolitusi, et jäänud trenni otseses mõttes. Aga siis selle kursuse läbimine motiveeriski ka sellist iganädalast gruppi treenima või? Muidugi, sest kui sa teed selle asja juba ära, siis sellel peab olema mingi eesmärk. Lihtsalt niisama, et lihtsalt teha paber ära pole ju pointi. Pigem peaks siis juba ikkagi, kui on paber tehtud, siis peab ka seda praktikat saama. Sest niikuinii, et nüüd siis järgmist taset saada, peab olema ikkagi selle praktikat ka. See käib kõik omavahel käsi käes. Midagi võtab ka putivõistlusest osa. Sa võtsid kaamera välja. Mina olen trennis käinud, läksid sisse putid. No, vaatame, kas nüüd ka lähevad. Vaatame, kas nüüd ka lähevad. Jah, siit on juba teine. Viies kolm. Kas tuleb 5-5? Kaamerameest kasutatakse ära, et tundub, et tuleb fotosid teha. Mida siis sina, Raimo Kimmeli trennis oled kõige rohkem õppinud? See on mikrofon. See on mikrofon, jah. Ma räägin siis ise. Ma arvan, et ma olen õppinud seda, et kui sa teed mitmekesiselt trenni, siis see tegelikult annab mängule päris palju juurde. See, et õpime siin drive'i ja siis on putid, mis on erinevatele kaugustele. Ja ma ise tunnen küll, et on vähemalt, on ise läinud natuke täpsemaks. Ei täpsusta, kas drive või putt. Nii, mida, see on mikrofon. Mida sina oled Raimo trennides õppinud näiteks? No kõike, sellepärast, et ma tulin siia trenni nagu täisalgajana. Sa alustasid siis mängimist alles enne seda talve? No ütleme nii, et suvel võtsin esimest korda ketast käes. Okei, nii et sinu jaoks on kõik uus ja huvitav siin? Just. Saalis saada siis tehnika paika ja siis suvel hakata lustima seal radade peal. No jah, eesmärk on selline. Väga tubli. Nii, Raimo, oli rõõm sinu trenni veidi pealt vaadata ja ise ka natuke kaasa teha isegi. Ma saan aru, siin mängijad ise ütlesid ka, et sinu trennis on siis nii putt kui tagur kui esur sageli, kõik kolm nagu põhimänguelementi. Ma teen kõiki neid asju, aga ütleme nii, et täna olid nad kõik kolm võrdselt esindatud. Okay. Meil siin üle-eelmine kuu oli rohkem putti. Täna käis oli eelmine kuu ja nüüd tuleb siis nagu eestkee korda. Eestkee kuu? Jah. Okei. Aga nüüd need, kes videot vaatavad, võib-olla sinu treeninggrupp on juba täis, et mis soovitusi sa võiksid anda, sest iseenesest see Discland siin Prodigy ProShopi see treeningsaal, see on päevasel ajal täitsa saadaval treeninguteks, samamoodi Kassi tänaval, Discgolfi keskuses, et mida, kui nüüd keegi läheb sinna treenima, saab inspiratsiooni, et millele ta peaks siis nagu rõhku panema või et kuidas nagu need ideed tekitada, et mida ma siis treenin? Loomulikult tehnika. See on meie A ja O, mida saabki talvel lihvides, et suvel hakata seda nagu paika sättima on juba hilja. Ehk siis sa ei tule lihtsalt saali raiuma siia vasta seina ketel, vaid sa näiteks lased sõbral filmida ja jälgid. Ise saad siin Enar kindlasti, ma arvan, hea meelega käib see 1-2 sekundit ja võtab su filmi veel ära. Et kindlasti ei ole vaja siin kasutada aga nii-öelda max poweri viskeid.
sellepärast et jällegi Max Poweriga sa juba siis nii-öelda paned seda viimast lihvi, aga praegu peaks siis minema step by step, et kas või üks asi korraga, kõigepealt jalad paika, siis kuidas keharaskus peab liikuma, siis puus, siis õlg, siis küünarnukk, kõik need jutud, et neid asju saab ükshaaval siin rahulikult võtta, katsetada, proovida, visata, see võrk püüab ilusti kinni küll, ennem kui siis minna selle nii-öelda siis täiskiiruse viske peale üle. Ja Eesti meister Rasmus Metsamaa täna täpselt tegi seda, mis sa ütlesid. Vaatas, filmis, analüüsis, kordas. Siin on märgid seina peal, allapoole veepiiri, siin tasub draivida, kui vähega õnnestub, eks ole. Ja tehke siis seda. Täna nägime, kuidas Kimmel timmis siin suurt hulka inimesi, vaatame, kuidas timmimise tulemused edasi lähevad. Näeme järgmine kord. Näeme.